tähendab eelkõige seda, et haigla on arendanud kaasaegse tipptasemel haigla jaoks väga olulist eriala. 10 aastat on see aeg, kus tõenäoliselt otsinguperioodid peaks olema lõppenud, kus on leitud oma koht ja kus on selge see, mismoodi edasi areneda. Ja peab ütlema seda, et see 10 aastat on olnud vaatamata kõikidele sisemistele ja välistele raskustele õnnelik aeg, sellepärast et meil on olemas patsientuur, mis pidevalt iga aasta suureneb, meil on olemas personal, meil on olemas kõik võimalused, et teha heal tasemel ravi nende võimalustega, mis meil on olemas. Eelkõige minu jaoks tähendab see 10 töötatud aastat ja kui järgi mõelda, siis kindlasti on see olnud raske aeg, aga see on olnud ka edukas aeg. Ja arstina pean ma kõigepealt mõtlema sellele, et mis see on andnud patsiendile, siis ma mõtlen, et väga paljud patsiendid on saanud abi ja ma arvan, nad on saanud parimat abi ja nad on saanud kõige sõbralikumat ja inimlikumat abi. Ma arvan, et meie haigla on kogu selle aja jooksul tohutult arenenud. 10 aastat onkoloogiakeskust tähendab eelkõige pingsat igapäevast tööd onkoloogiliste haiguste ravis käsikäes erinevate üksustega, ehk siis nii nagu tänase konverentsi mõte ja märksõnagi on olnud koostöö. Vähiravi on väga erinevate distsipliinide koostööta võimatu nii diagnostiliste kui ravi erialadega, nii et see on põhiline. Iganädalased onkoloogilised konsiiliumid, kus me arutame kõiki haigusjuhte, aga just eriti huvi pakkuvad on keerulisemad haigusjuhud, kus iga eriala poolt tuleb värsket uut informatsiooni, nii et ütleme selline tihe koostöö ja areng võiks olla see sõna.